Jääaja keskus kerkis Tartumaale mõned aastad tagasi ning seda on juba avamisest alates saatnud menu. Täna jõuan minagi siia ja kohtun Eesti Loodusmuuseumi geoloogia osakonna juhataja Sander Oologa. Tervitus, Sander. Tervitus, Marko. Väga meeldib. Lähme siis vaatame edasi. Jah, hästi. Mis siin nüüd siis toimub? Veealune maailm. Just, siin tegelikult ongi nüüd see olukord, et me oleme sükeldunud merepõhja, mis asus Eesti alal 100 miljoneid aastaid tagasi. Siis nüüd siin me oleme jõudnud kusagil 450 miljoni aasta tagusesse aega. See on umbes see aeg, kui Eestis tekkis põlevkivi. Tuleb välja, et Eesti ei asunud toona sugugi meile harjumuspärases kohas ning triivis siia alles hiljem. 600 miljonit aastat tagasi Eesti asus lõunapooluse lähedal ja siis ta on 600 miljoni aastaga triivinud selle koha peale, kus me praegu oleme. See on nüüd hetk Devoni ajastu kusagil 390 miljonit aastat tagasi, kui Eesti ala oli jõudnud ekvaatorile, kõige soojem aeg Eesti ajaloos võiks öelda, ja siinseid alasid katsid metsataolised osjade ja sõnajalgade metsad. Siia suubusid suured jõed, mis tõid tohutult liiva ja muid selliseid setteid lähedal asuvatest mägedest. Et seetõttu ongi näha Taevaskojas ja Tartus selliseid suuri massiivseid liivakivi paljandeid. Ehk siis tänasesse asukohta jõudmiseks on Eesti miljonite aastate jooksul läbinud pea 20 000 kilomeetrit. Ja selle teekonna uurimine ei anna meile pelgalt ülevaadet kunagi olnust, vaid aitab kaasa ka kogu planeedi kliimamuutustest arusaamisele. On aeg kaevuda sügavamale sinna miljonite aastate taha. Ma seisan nagu suure troopilise mere põhjas umbes 10–15 meetri sügavuses vees ja minu ümber kasvavad mingid taimed, mida ma oma ihusilmaga pole näinud, sest tegemist on tõesti väga vana ajaga, mis on siia inimese silme ette projitseeritud. Tuleb välja, et tõesti siin jääaja keskuses Tartumaal saab inimene ajas rännata. Saame ka teada, et 390 miljonit aastat tagasi oli temperatuur maal praegusest umbes 15 kraadi soojem. See näitab, et kuigi tänapäeval räägitakse kliima soojenemisest, siis samal ajal on käimas jääaja lõpustaadium. Ja kas inimesed, kes tegelevad mõõtmistega ja järelduste tegemistega, kas nad saavad seda tulevikku ennustada nende andmete põhjal, mis nad on kogunud minevikust? Mingeid järeldusi saab sellest teha, aga teadus ju ei anna kunagi 100% vastuseid, et lihtsalt antakse mingid tõenäosused. Et seda nii-öelda vana informatsiooni aluseks võttes saab luua teatavad mudelid, et milliseks asi võib minna. Kuid ajaloo rännakust üksi on vähe. Tänases päevas on meile siiski oluline see, kas kliimamuutuste uurimine annab meile informatsiooni selle kohta, mis saab meie elust planeedil Maa tulevikus. No kas me oleme siis ise süüdi selles, et praegu kliima soojeneb? Me kindlasti anname sellele väga suure osa kaasa. Aga kui inimene nüüd tuleb siia keskusse, kas see jõuab tema teadvusse? See, et tema on ka väikest viisi vastutav selle kliima soojenemise eest. Ma arvan, et ta saab siin oma selle vastuse siit ikkagi kätte, et siin on neid atraktsioone või nii-öelda neid osasid, nii-öelda näituse ekspositsiooni osasid, mis räägivad seda lugu, et kuidas, mis meie liigutuste tagajärgedeks on. Kas leian atraktsiooni, mis ütleb mulle, kui suur on minu süü kliima soojenemises? Nii satun tuppa, kus saab teha ökoloogilise jalajälje testi. Tulemused on küllaltki masendavad. Masendavad? Ja sinu ökoloogilise jalajälje suurus on 2,20 globaalhektarit aastas. See tähendab, et kui kõik inimesed elaksid ja tarbiksid nagu sina, ehk siis nagu mina, peaks inimeste käsutuses olema 1,0,7 maakera. Ei maksa ennast siis väga halvasti tunda. Tegelikult see tulemus on siin üks maakera on päris hea tulemus, aga väga suur hulk inimesi maakeral raiskab kordades rohkem. Väga paljud sinnes testis olevat
küsimused siis tegelikult otseselt ka näitavad siis seda maailma kütmist. Kõige tavalisem ongi siis, millest räägitakse, siis autosõit. Ja autosõit iseenesest on hästi lihtsalt seletatav. Autosõit ongi ju kütuse põletamine. Põlenud kütusest saadavast energiast läheb auto liigutamiseks mitte rohkem kui 40%. 60% on lihtsalt soojusenergia, see läheb kõik nagu atmosfääri kütmiseks. Mis siis üks väike murelik inimene praegu peal hakkab siis? Poob üles ennast või kuuri alla? Ei, üles poomiseks selle suugi siis põhjust, lihtsalt tuleb üle vaadata, mida annab natuke paremini teha. Oma suure jalajälje kokkutõmbamiseks leian siit samast päris mõistliku lahenduse. Miks loota fossiilkütustele, kui on olemas kondimootor? Mõtle, kui peaks teleka eest niimoodi väntama, et näha. No seda on täiesti võimalik korraldada. Arvuti eest täpselt sama, see hetkel on siis arvutiekraan. Ja tegelikult on lahendus väga lihtne. Ja kui kehakaal on probleemiks, siis täiesti on seda võimalik kodus tekitada.